veel enne, kui me saame edasi minna selle juurde, et täpsemalt rääkida erinevatest emotsiooniregulatsiooni tehnikatest, on meil võib-olla mõistlik üle vaadata veel üks teema, millele me oleme tegelikult korduvalt eelnevates videotes viidanud. Rääkisime nii emotsioonidest kõneldes kui mõtteid vaadates sellest, et meie pea justkui annab meid ümbritsevale ja erinevatele sündmustele teatud tüüpi hinnanguid. Siit võiks tekkida esimesena see küsimus, et aga kust need hinnangud üldse tulevad? Ja sellest tahtsingi täna selles videos teiega rääkida. Minu nimi on Maarja, olen kliiniline psühholoog ja koolitaja ja kutsun teid kaasa endaga koos mõtlema. Nüüd ilmselt, kui ma ütlen teile sõna hinnanguid andma, et siis kõige tavalisem asi, mis meile pähe tuleb, on see, et me väga sageli igapäevaelus anname hinnanguid erinevatele asjadele, et kas see on hea või halb, kas see on ilus või kole, kas see on meeldiv või ebameeldiv, kas nii peaks tegema või nii ei tohiks teha. Et hinnangute andmine on meile kõigile väga tuttav. Kui me räägime sellest, et meie aju annab hinnanguid ümbritsevale, et siis me räägime suhteliselt sarnasest protsessist, lihtsalt see kategoriseerimine alati võib-olla ei toimu meile teadvustatud või arusaadavatel alustel. Ehk siis sisuliselt hinnangute andmine tähendab sündmuste, omaduste, asjade kategoriseerimist mingisugustest parameetritest lähtuvalt. Aga kust need parameetrid siis ikkagi võetakse, et mille alusel me otsustame seda, et kas miski on hea või halb või meeldiv või ebameeldiv. Ja siin me saame võib-olla laias laastus mõelda kahte tüüpi kohtadest, siis kust need hinnangud alguse saavad. Esimene ja kõige peamine tõenäoliselt neist on meie nii-öelda vajadused. Ja vajadusi me saame laias laastus tinglikult ka mõtestada kaheks jagunevaks. Et meil on nii-öelda bioloogilised, füsioloogilised vajadused, mida meie organism vajab selleks, et me üldse oleksime elus ja suudaksime toimetada. Ja siis seal kõrval on teatud sellised nii-öelda kultuuriliselt vahendatud vajadused, mis tagavad siis selle, et me ka nii-öelda tunneksime ennast inimestena hästi, kui me eksisteerime. Aga et nad võib-olla ei ole vajalikud otseselt selleks, et me organismi elus püsiksime. Ja need hinnangud siis reeglina tekivad sellest, et meie nii-öelda siis aju seirab seda keskkonda, selle nõudmisi ja seal toimuvad sündmused lähtuvalt siis sellest, et mis meie vajadused on, mil määral need on täidetud ja et kas mõni nendest siis keskkonnaomadustest või sündmustest võib sattuda meie vajadustega konflikti ja olenevalt siis sellest, kui suurel määral ta meie vajadusi riivab, tekib siis ka see hinnang või selle hinnangu tugevus või äärmuslikkus. Nagu te võite võib-olla siit juba loogiliselt edasi mõelda, et siis need sündmused, mis riivavad meie nii-öelda füsioloogilisi baasvajadusi, ehk siis meie võimekust üldse elus püsida, tavaliselt siis kutsuvad esile tugevamaid hinnanguid, äärmuslikumaid hinnanguid ja ka äärmuslikumaid reaktsioone. Ja sellised kultuuriliselt vahendatud vajadused, mõtlen siin all näiteks kuuluvusvajadust, mängu, võimalust jagada oma kogemust teistega, võivad siis nii-öelda olenevalt sellest, kui suur võib-olla meie nii-öelda defitsiit selle vajaduse osas on, kutsuda esile kas tugevamaid või nõrgemaid reaktsioone. Hinnangud, mis sellistele bioloogilistele vajadustele antakse, sageli toimivad meie peas üsna nii-öelda automaatselt, me ei pruugi, me enamasti ei pane neid tähele, me ei anna neid teadlikult ja märkame reeglina pigem seda hetke, kui meil juba on tekkinud mingi väga tugev reaktsioon. Ja mingid sellised nii-öelda väiksemad hinnangud ja
ja olukorrad, mis ei ole nii suures vastuolus, võivadki teinekord jääda isegi nii-öelda märkamata või toimuda mööda minnes. Noh, näiteks, et üks selline ellujäämist nii-öelda soodustav tegevus, millega inimesed on kaasa sündinud, on see, et me reeglina hoiame eemale sellistest kõrgetest kohtadest, kus on võimalik alla kukkuda. Selleks, et nii-öelda säilitada oma see vajadus on säilitada oma turvatunne ja füüsiline tervis ja see, kuidas aju seda seirab, ongi see, et kui ta juba märkab eemal näiteks, et kuskil on kaljuserv, mingi suur serv, kust on võimalik alla kukkuda, et siis ta lihtsalt vaikselt nagu hoiab sind eemal, et sa ei läheks sellele kohale liiga lähedale ja sa lihtsalt kõnnid sujuvalt sellest mööda turvalisel kaugusel ja sa ei pruugi isegi märgata seda, et sa seda tegid. Et see lihtsalt juhtus automaatselt. Ja võib-olla tugevam reaktsioon tekib on ju siis, kui sa ise teadlikult kõnnid sellele kaljuservale võib-olla väga lähedale ja vaatad sealt isegi alla, et mis siin huvitavat on. Et siis selle peale aju saadab seda tugevama sõnumi sellena, et sul hakkab pea ringi käima või tekib mingi selline südame pekslemine või muud kogemused, mida me tajume hirmuna, et see hirmutunne on seal siis juba see tugev signaal, mis annab meile selge käitumisjuhise mitte rohkem edasi minna sellest olukorrast, et seal saavad olla erinevad dimensioonid. Ja samamoodi nende kultuuriliselt vahendatud vajadustega, et kui näiteks kuuluvustunne olla teiste poolt aktsepteeritud on ka üldiselt üks selliseid vajadusi, mis meil on kõigil kaasa sündinud, lihtsalt see, kuidas või milliste vahenditega seda saavutatakse, võib olla kultuuriliselt erinev. Aga et see on näiteks üks põhjus, miks hästi sage kogemus, mida inimesed kogevad, on sotsiaalärevus, eks, et me kardame seda, et kui me teiste juuresolekul ütleme midagi, millega teised nõus ei ole, et siis meid tõrjutakse ja hüljatakse ja me jääme oma grupist ilma. Ja jälle, et see, kuivõrd tugevalt ma seda tajun ja kui tugevalt mind see mõjutab, oleneb väga palju sellest, millised mu varasemad kogemused on ja kui suur võib-olla see selline tõenäosus on, et see grupp mind päriselt hülgab, eks, et inimesed, kes on kogenud võib-olla seda, et neid mingist grupist välja jäetakse või tõrjutakse, on sageli tundlikumad selles suhtes ja kogevad suuremat ärevust versus need inimesed, kes on pigem kogenud seda, et teised inimesed aktsepteerivad seda, kui nad ütlevad midagi, mis ei ole, millega teised nõus ei ole. Okei. Ja teine selline laiem grupp, kust hinnangud võivad alguse saada, on väärtused. Ja väärtuste all ma mõtlen pigem siin siis võib-olla neid nii-öelda elu jooksul omandatud kogemusi ja õpitud viise, kuidas me oma kogemust erinevaid sündmusi kategoriseerime. Et üldiselt, kui me räägime väärtustest, siis me räägime sellistest abstraktsetest omadustest või kategooriatest, mida me peame elus oluliseks. Eks, et kui te mõtlete väärtuste peale, et siis me sageli räägime, et väärtused on, ma ei tea, pere või heaolu, loovus, vabadus, meisterlikkuse saavutamine, mida iganes, sellist suuremat ja sinna mõiste alla võib kuuluda väga palju erinevaid nii-öelda spetsiifilisi tegevusi ja vorme. Ja see on absoluutselt korrektne viis, kuidas väärtustest mõelda. Lihtsalt üks põhjus, miks meil on need väärtused või miks see kontseptsioon üldse eksisteerib, on see, et me võib-olla eelkõige kasutame väärtuseid selleks, et suunata seda, milliseid eesmärke me endale elus seame ja milliseid valikuid me elus teeme. Ehk siis, et see, kuidas moodi me käitume, ka peegeldab seda, mida me väärtustame, eks, et kui meil on piiratud ressurssidega olukord, et siis millise eesmärgi ma nii-öelda ohverdan ja millise eesmärgi ma võtan või millise eesmärgi ma võtan esimesena ja millisel ma lasen oodata.
eks, et kui mul on, ma ei tea, pangakontol piiratud arv raha, et kas ma annetan selle heategevuseks või ma sõidan reisile. Või kui mul on jäänud päevas veel tund aega vaba aega, et kas ma tegelen näiteks mingisuguse uue oskuse õppimisega või ma scrollin Instagrami feed'i. Või et kui mul on tööpäev ametlikult läbi, aga mul on täna veel üks projekti tähtaeg, mis on lõpetamata, et kas ma lähen koju või ma jään kauemaks ja lõpetan selle projekti ära. Et iga selline otsus, ükski neist ei ole otseselt õige ega vale, ükski neist ei ole objektiivselt, faktiliselt hea ega halb, aga et mis teeb selle ühe konkreetse inimese kontekstis õigeks või valeks või heaks või halvaks, ongi see, et mis need tema väärtused on, mis tema jaoks on oluline. Ja siit, kui me mõtleme hinnangute peale, et siis hinnangud tekivad sellest, kuivõrd mingisugune sündmus või keskkonnas toimuv on meie väärtustega kooskõlas või soodustab või takistab meil oma väärtuste järgi käitumast. Ja teine viis, kuidas siit saavad tekkida hinnangud, on see, kui meie enda nii-öelda teadvustatud väärtused ja see, kuidas me käitume, lähevad järjepidevalt omavahel vastuollu. Ehk siis me justkui teadlikult sõnastame, et me väärtustame ühte asja, aga et me regulaarselt käitume teistpidi. Või siis vähemalt mingis muus suunas, kui mitte risti vastupidises suunas. Et need on need kohad, mis samamoodi tekitavad meie organismis hinnanguid teatud sündmustele ja keskkondadele ja mis siis omakorda viivad edasi teatud tüüpi kogemuste, emotsioonideni ja nendega kaasnevate reaktsioonide tekkimiseni. Ehk siis need on need kaks asja, mida meeles pidada või mille peale mõelda. Et kui me tahame õppida oma emotsioone paremini reguleerima, siis meil on vaja olla teadlik ja aru saada sellest, mis on inimeste vajadused, kuidas neid vajadusi rahuldatakse ja millised sündmused ja kuidas võivad nendega siis nii-öelda vastuollu minna ja õppida neid märkama. Ja teine asi on aru saada oma väärtustest, et mis on mulle oluline ja võib-olla ka eristama, et mis on see, mis ma arvan ja ütlen, et mul on oluline versus see, et mis on mulle oluline, kui ma vaatan seda, milliseid valikuid ma oma elus teen, et kas need on samad asjad ja kuidas minu keskkond ja seal toimuv nende väärtustega kooskõlas on või siis ei ole. Ja kuidas seda võib-olla muuta saab. Ja nende kahe aspekti abil me saame juba päris palju nii mõista kui ka reguleerida sellest, et milline meie igapäevane emotsionaalne kogemus on. Nii et head mõtlemist. Kui sul tekib mingeid küsimusi või tahad oma mõtteid minuga jagada, et siis kirjuta need alla kommentaaridesse, hea meelega arutan ja liigume siit edasi emotsiooniregulatsiooni poole.